Tere, hea rahvas, austatud erakonna esimees, Riigikogu liikmed. Mõne sõnaga, tõesti ainult mõne sõnaga endast. See, mis siin sissejuhatuses öeldi, vastab kõik kenasti tõele. Ma olen Otepäält täna, aga mitte kõik ei tea, et minu ema poolt suguvõsa juured on Võrumaalt, Vastselina ja Misva vahelt, Siistere nukast. Vanaisa Kristjan Seim oli seal koolmeister. Aga nüüd meie tänase asja juurde. Ja ma jätkan sealt, kus Mati lõpetas. Ma räägin Võrumaa suurpolügooni saagast. See on täna Võrus ja Võrumaal, Kagu-Eestis, tegelikult kogu Eestis kõige valusam küsimus. See on küsimus võrokeste saatusest, küsimus ääremaastumisest, unikaalse põlisrahva elukorralduse ja kultuuri ellujäämisest, aga mitte ainult. See on küsimus riigivõimust ja rahvast, küsimus Tallinna keskse vaate pealesurumisest, vaatest, mida illustreerib kunagise Tallinna linnapea Jüri Mõisa skandaalne seisukoht, et Tallinn, see ongi Eesti. Maarahval pole tööd ja kodukohta vaja, koligu aga pealinna. Tasahilju, mitte nii räige sirgjoonelisusega on viimased aastakümneid meie elu just nõnda suunanud. Kindlad käed ümber Kagu-Eesti kõri polnud seni veel kogu hapniku kinni pigistanud. Nüüd on see ette võetud. Kabinetivaikuses tehtud otsust ränkade mõjudega suurpolügooni rajamisest hoitakse kiivalt saladuses. Kuid märgid on ilmsed. Jutt Nursipalu polügooni laiendamisest on silmamoondus. Hundi asemel hallivatimehest rääkimine ei tee asja sisu olematuks. Tegu on Lõuna-Eesti suurpolügooni ja sõjaväebaasi rajamisega. Oleme tunnistajaks mitte ainult Võrumaa militariseerimisele, vaid kogu Kagu-Eestit mõjutavale arengule. Rahu, vaikus ja senine elukorraldus kaovad. Kaovad põlistalud, kodud, hävib loodus. Kahju ainulaadsele võrokeste põlisrahva kultuurile on mõõtmatu. Elu- ja ettevõtluskeskkond kahjustuvad pöördumatult. Kiireneb sotsiaalne ja majanduslik allakäik. Hoo saab sisse inimeste lahkumine Kagu-Eestist. Ning taas minnakse võõrsile, nagu masu ajal, mil 10 000 Eestimaa tolmu jalgadelt pühkisid. Täna sõidab Kallase valitsus Võrumaa inimestest ja omavalitsustest teerulliga üle. Võrokeste ja Nursipalu rahvaga toime tulemiseks on valitud nõnda nimetatud salamitaktika. Kuidas süüa latt vorsti? Ühe ampsuga seda ju alla ei kugista. Vorsti süüakse ikka viilukaupa. Seda idamaist kavalust nimetataksegi salamitaktikaks. Tänane valitsus kasutab seda oma rahva peal. Nursipalusse suurpolügooni rajamisel töötavad kaitseministeeriumi ametnikud selleks, et maa- ja koduomanike ühtsus lõhkuda. Eesmärgiks on ükshaaval kokkulepete saavutamine ja kohaliku kogukonna tänaseks eneseteadvuse ja ühise hingamise leidnud Võrumaa põlisrahva võrokeste ühtsuse lõhkumine. Küsimuse taandamine 21 majapidamisele on küüniline. Mis saab neist tuhandetest, pigem enam kui 15 000 inimesest, kes jäävad suurpolügooni mõjutsooni? Olukord, kus valitsus oma plaani ei ava, Kaitseministeerium aga toimetab Võrumaal kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse KAHOS alusel
RMK lihtsalt raiub ning riigikaitsekomisjon hakkab alles peale valimisi arutama avalikku pöördumist ei Nursipalu harjutusväljaku laiendamisele, viib ummikusse. See viib meie riigi ummikusse. Käimasolev protsess tuleb mitte lihtsalt peatada, vaid koheselt lõpetada, sest tänane seadusandlus ei taga inimeste põhiseaduslike õiguste kaitset. Mida tuleks tegelikult teha? Esiteks, kaaluda alternatiivseid asukohti ja mitte ainult Kagu-Eestis. Lähtumine kohavalikul vaid käepärasusest Kaitseväe jaoks on olnud algusest peale vildakas. Usutav seletus, miks uus polügoon peab olema Nursipalus, puudub. Kaitsevägi tahab ja peab saama. See ei ole argument. Suur murekoht, mida suurpolügooni rajamine võimendab, on aastaid kestnud Kagu-Eesti ääremaastamine. Piirkondliku ebavõrdsuse vähendamiseks tuleb sõltumata militaarrajatiste lisandumisest tõsta kohalikele omavalitsustele ette nähtud makseeraldiste protsenti ja anda ettevõtetele Kagu-Eestis maksusoodustused. Taristu arendamine, sealhulgas raud- ja maanteede kaasajastamine, olgu iseenesest mõistetav ja seda sõltumata Kaitseväe vajadustest. Hiljutine Valga-Tartu raudteeprääniku pakkumine vastutasuks polügooni allaneelamise eest võrokestele on lihtsalt lame ja meenutab klaaspärlite eest indiaanlastelt maa omandamist. Juhin siinkohal nüüd tähelepanu Kallase valitsuse tegutsemise täiesti jesuiitlikule maatriksile. Eesmärk on oma otsustega tekitada pöördumatu olukord. Seda mudelit nägime kogu hiilguses alles hiljuti, kõrgemate riigiametnike määramiste puhul. Kapo, politsei ja Päästeameti peadirektorid ning Kaitseväe juhataja nimetati taas ennetähtaegselt. Praeguste juhtide ametiajad lõpevad alles peale Riigikogu valimisi. Selliseid etteulatuvaid määramisi lahkuva valitsuse poolt demokraatlikus riigis ei tehta. Meie küsimus siin on täna, kas veel enne valimisi üritatakse murda aina tugevamaks muutuv vastuseis suurpolügooni plaanile, et seada võrokesed ja kogu Eestimaa sündinud fakti ette. Värskelt, kohe peale visiite Võrumaale, on pea- ja kaitseminister teinud vastakaid avaldusi. Nad mängivad hea politseinik, kuripolitseinik mängu. Üks räägib, et kiiret pole, teine kinnitas eile, et valitsus paneb gaasi põhja ja asub kiirkäigul muutma seadusandlust. Eesmärk on üks, luua olukord, kus saab võrokesed panna sündinud fakti ette. Minus süveneb kahtlus, et Eesti riik on jõudnud saba liputab koera olukorda. Süvariik kontrollib valitsust ja peaminister on neil pihus. Kuidas edasi? Uus Riigikogu koosseis peab võtma vastutuse. Nursipaluga seotud teemate arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogu istungil esimese asjana on hädavajalik. Tuleb tagada polügooni alternatiivsete asukohtade kaalumine, kompensatsioonimeetmed kõigile polügoonist mõjutatud inimestele ning lahendused Kagu-Eesti elukorralduse säilimiseks. Alles sarnaste arutelude järel tuleb luua olemasolevate seaduste muutmise ja uute eelnõude ühendatud pakett. Võrumaa vajab terviklahendust, Kagu-Eesti vajab terviklahendust, tegelikult vajab kogu Eesti selles küsimuses terviklahendust.
See ei tohi süvendada, vaid peab peatama ääremaastumise. Kokkuvõtteks. Nursipalu polügooni üle otsustagu järgmine Riigikogu, mitte tänane valitsus ja ametnikud. See otsus on Kagu-Eesti saatuse otsus ja iga Riigikogu liige peab vastutama isiklikult. Võrokeste senise elukorralduse hävitamine ei tohi olla ohvriand kaitsevõime tagamise altarile. Tänan teid.